Vaatleme, kuidas toimub ettemaksu tasumine tarnijale. Järgmine tehing, mille ma ette võtan, on panga väljavõttelt 11. aprillist. Oleme tasunud Headliner Grupile arve 1217 ja pangale teenustasu 16 senti. Headliner Grupp esitas meile 6. aprillil arve Grommetite eest ja millalgi ma sain need Grommetid kätte ka, ainult et ma ei mäleta millal. Igal juhul oli tegemist ettemaksuarvega. Seega arve kuupäev, mis ta siin on, see 6. aprill, ei mängi rolli, vaid rolli mängib see, millal tehing toimus, aga kuna ma ei tea, millal see tehing toimus täpselt, siis ma eeldan, et see tehing toimuski samal päeval, kui ma tasusin selle arve. Veeperpis tuleb selleks minna varustajate juurde. Login sisse. Otsin Headliner Grupi üles. Ja nüüd varustajale ei tekita tellimus, sest sellega läheb jube keeruliseks ja Veeperpis on mingi imelik piirang peal ka, et kui tellimus ei ole välja prinditud ega saadetud, siis ei ole võimalik tellimusele arvet teha. Või oli niimoodi, et kui on arve, mis põhineb tellimusel, siis ei saa ilma printimata ega saatmata sellega edasi toimetada näiteks laekumist, kauba laekumist märkida. Ja selleks ma tegingi väikese muudatuse sisse, et tellimust üldse ei pane ja kui ma teen arve, siis see arve märgitakse kohe prindituks. Samas see ei andnud mitte mingisugust eelist ka. Ilmselt saab ka ilma selleta, sest ma ikkagi ei leidnud seda kohta, kus saaks märkida kauba laekumist või teenuse osutamist. Igatahes tuleb kõigepealt teha siis arve. Ja antud juhul, kuna tegemist on siis ettemaksuga, siia tuleb märkida arvenumber, mis on siin selle arve peal, see 1217. Ja nüüd ma ei pane mitte arve kuupäeva 6. aprill, vaid panen selle kuupäeva, millal ma ülekande tegin, ehk siis 11. aprilli. Ja vajutan General Ledger. Siin tuleb nüüd otsida üles konto, mis kujutab endasse seda toodet, mille me soetasime. Antud juhul on tegemist, peangi mõtlema, kas ta on lihtsalt equipment, enne kui reketid said tellitud, siis oli ta tõesti varustus. Aga nüüd, kui sai tellitud reketite osa, no siis on tegemist sisuliselt ka ikkagi equipmentiga.
see hulk on tegelikult summa, mille peale siis arve esitati, oli 9,59. muide, siin arve peale on üks huvitav asi, tasumata arvelt on õigus nõuda viivist 0,5% päevas. ühtlasi on märgitud, et maksetähtaega ettemaks. raamatupidamislikult see arve ei oma mitte mingisugust kaalu, sest peale kauba kättetoimetamist tuleb nagunii esitada veel üks arve. varem ma ei saanud sellest aru, miks kõigepealt, kui ma mingisugust kauba tellin, saadetakse mulle arve ja siis, kui ma kauba kätte saan ma veel ühe arve, kus on samad asjad peal. Tegelikult need ei ole päris samad asjad, ühele on kirjutatud ettemaks ja teisel seda ei ole. Teisel on märgitud, et see on tasutud näiteks. Seda sellepärast, et see on tõeline alusdokument. See praegu ei ole alusdokument, selle järgi ma lihtsalt vaatan sisu, FXP, Instinct MP Grammated ja summat näiteks. Ja mis puutub üldse sellesse viivisesse, siis ettemaksuarvega ei saa mitte kuidagi nõuda viivist ja üldse saab viivist nõuda siis, kui lepingus on kokku lepitud viivises. Tasuda 9 eurot ja 59 senti. Me näeme, et headliner on eurodes 9,59 ja kirjutame siia selle sisu. Ja lisame. Ja lähme tagasi arve peale. On meil see arve rida lisatud ja siia me võime veel kirjutada midagi üldist. Kuidas nüüd öelda, et grammatid. Kas eesti keeles on sellist sõna nagu grammat? Tahaks siia ikkagi ilusa eestikeelse sõna panna. Trompet hoopis tuli. Ei, trompetit ma sealt ei tellinud. Vaatame, mida annab inglise-eesti veebisõnastik. Grammat. Lüüvers. Lüüvers. See on tõesti väga huvitav sõna. Lüüme. Ja mida Google'i otsing annab. Is a ring inserted into a hole through a thin material such as fabric. Ja küll ilmselt ei tule siit ühte sõna. Grammatid lihtsalt siis. Tegime selle arve ära. Ja nüüd peame me jõudma selle arve tasumiseni. Lähme suppliers'ile ja nüüd vajutame Enter Payment to. Valime kuupäevaks siis selle kuupäeva, millal me tasusime. See oli aprillis 2011. 11. aprill oli. Ja ülekanne. Ja siia paneme selle teksti siis, mis oli meil väljavõttel. Ehk siis arve number 1217. Tasumine. Ja paneme siia summa ka. Summa oli 9,59. Lisaks tuli meil maksta pangale. Selleks lähme General Ledgerisse main menu kaudu ja teeme Bank Account Payments Entry.
kahjuks samal ajal kui tarnijale ei saanud me pangale makset teha. Juhin tähelepanu sellele, et siin on veel üks pangakonto eurodes, selle ma lihtsalt lõin, arvates, et kui ma sellelt kontolt sellele kontole nihutan kõik summad, et siis on kõik korras, aga muudel kontodel oleksid ikkagi summad jäänud EEK-idesse ja sellepärast siis ma kasutan vana kontot edasi. Kuupäev, millal see makse toimus, oli samuti 11. aprill, makse toimus eurodes ja nüüd on see pikk jutt vaja siia kirjutada. Headline Group OÜ EUR-MK teenustasu. Muudame siin ainult selle viimase osa ära, kuna varem on meil juba sisestatud. Ja valime selle konto, kuhu me kanname selle teenustasu, tegemist on kulukontoga, banking fees. Ja panga teenustasu arve 1217 tasumise eest on selgitustekst, hulk eurodes oli meil 16. Kiidame heaks ja kuupäev õige, kontrollime ja teeme makse ära. Ja nüüd siis taas kontrollime Trial Balance'i kaudu, kas klapib see summa, mis meil on väljavõttel peale nende kannete tegemist jaanuarist aprillini siis 2011. Mis meil oli see summa? Saldo on 298,99. Korrutame kursiga läbi ja saame 4678,20. Ja ongi meil selline summa siin. Tõsi küll, 32 on siin sentides, mitte 20, aga kuni 2 krooni ulatuses ei tee järelevaatamist, kus kohas see erinevus sisse tuli, sest tegemist on ümardamisveaga või siis valuutakursi konverteerimise jällegi ümardamisveaga. Need ümardamisvead võib vajadusel kunagi siis panna kas ümardamisest olnud kasumiks või kahjumiks.